Tere, mina olen Ricochet ja täna vaatame lüürika taha. See on vain siis, kui ma telost loen, jah? Andke mulle andeks, ma olen olnud hoolimatu, ma olen olnud kohatu. Otsinud olen kodu, mida kunagi ei omanud. Ja siin ma teekski pausi. See on ilmselge ettekääne kõigile pattudele, mis ma oma elus olen teinud ja kõigile, kellele ma haiget olen teinud. Ja ma vabandan kõige eest, mis siit kohe hakkab lahti murenema. Ja põhjuseks on siis see, et minu kodupilt pole kunagi olnud perfektne. Alkohol mu kehast aurab piinlikkuse kujul, kuid ma kirjutan nii hästi, kui mu veenis voolav vein ja ma proovin üles leida valu, mida terve elu proovinud mu peita. Kuid see on nii sügaval, et ma kätte teda ei saa. Ei saa, kui ma tahan ise jääda. Ära palun päästa mind. Oma pika kirjutamiskarjääri jooksul kirjutan ma kõige süngemaid ja kõige sügavamaid asju siis, kui ma tarvitan alkoholi. Sealt tuleb alati kõige sügavam valu välja, mida me kõik iseenda sees peidame. See on nagu mingi kompimise rutiin mul, et ma üritan kätte saada seda valu, mis mu sees on. Mis on see, mis paneb mind valutama ja tundub, et ma ei saa seda kätte. Kui tähendab see, et ma ütlen, et ma ei saa teda kätte, tähendab seda, et see valu on nii suur, et kui ma tahan ellu jääda, siis võib-olla on parem, kui ma ei saagi seda kätte. Nii et palun ära päästa mind. Crazy sügavaks lähme kutid. Oleme crazy. Kuidas ma saan muuta? Valu, mis on terve elu, näitad mulle suunda. Kas mõistad mind? Kas sind on õpetatud kuulma? Või sa oled lihtsalt järgmine vend, kes kraanist alla voolu huugab? Kuidas ma saan muuta midagi, mis on minu käitumismustrid saatnud siin elus, milleks on olnud valu? Kuidas ma saan lõpetada valutamise, kui see on ainus asi, mida ma tean siin maailmas? Kas sind on õpetatud kuulma või oled sa lihtsalt järgmine vend, kes tuleb ja hängib ja ei julge rääkida päris asjadest ja naerad lihtsalt sellepärast, et sa kardad seda sügavust enda sees? Mul on tunne, et me kõik tahame tunda, kuid kardame, et keegi siin päriselt meid ei kuula. Ma naeratan nii laialt, aga seespoolt vajun ma olen õppinud siin vaikima, sest sõnadest ei piisanud. Ma arvan, et me kõik tahame tunda, vähesed meist julgevad tunda ja rääkida sellest, et me tunneme mingeid asju. See naeratus on tihti lihtsalt petteks mu näolapi peal. Ja tõde on see, et tegelikult olen ma seest kurb ja olen õppinud lihtsalt vaikima, sest et kui ma olen suud lahti teinud, siis sellest ei ole kuidagi abi olnud. Kannan enda sees viha, mida pärandati vaikides, ehitanud müüre pole õpetatud armastama. Iga kord, kui lonksu võtan, manen oma vanemaid. Lähedus on võõrastuna, kuidas hakkan kannatama. Ei, sõbrad. Sõbrad, see on sügav. Viha, mida pärandatakse vaikides, on tavaliselt see, mida meie vanemad meile kõigile edasi annavad. Need kõik rääkimata valud, mis on idanenud perekonnas ja nendest ei julgeta rääkida või ei oskata rääkida. Ja seda pärandatakse põlvkonnast põlvkonnale vaikselt ja sellepärast on inimesed tihtipeale segaduses, kuid siiski tunnevad midagi viga. Iga kord, kui ma siis alkoholi tarbin, siis ma näen katkist perekonnamudelit. Ja sellepärast on lähedus võõras minu jaoks. Ma olen näinud oma sõpru selja tagant minust rääkimas, samad vennad, kellega ma jagasin siin leiba. Õppisin, et truudus pole sama tähendusega ja veri pole paksem kui see süda külm kui jää. Annan neile sõrme ja nad võtavad mu käe. Valetavad näkku, loodavad, et ma ei näe. Ma olen lihtsalt leidnud, olen saanud jälile, kui keegi must on taga rääkinud ja näitanud lihtsalt oma teist külge, ilma et nad oleksid mulle seda öelnud. Ja niimoodi ma sain aru, et enamus inimesed siin maailmas lihtsalt on oma kasu peal väljas ja näitavad sulle ilusat naeratust, aga selja taga egoistlikult räägivad sinust taga, et iseendile midagi geinida, iseennast siis paremasse valgusse panna.
Usaldus on viga, mida ma enam ei tee. Üksildus on hind, kui sa tahad olla ees. Proovin olla mina, proovin olla lihtsalt vaba, kuid miks ma ennast näitan, kui kõik on maski taga. Üksildus ei ole nagu halb asi siin maailmas. Üksildus on mingi valik, mida sa siin elus pead tegema, kui sa tahad edasi liikuda. Ja see on selle hind. Kui sa tahad seda elus edasi liikuda, siis sa pead lihtsalt arvestama sellega, et kõik ei saa suga kaasa tulla. Sa pead maha jätma kellegi, millegi ja selle hinnaks on üksildus. Aga see ei tähenda, et see on nagu jääv. See on lihtsalt mingi asja lõpp ja mingi uue algus. Ühel hetkel, kui ma sain aru, et kõik kannavad maske, siis ma küsitlesin enda käest, et miks ma üldse ennast näitan, kui niikuinii kõik on maski taga. Et mis väärtust ma sellest saan. Niisama annan ära. Ma peidan, leinan enda sees, ehitan ma sein. Ma peidan, leinan enda sees, ehitan ma seina. Kogu selle story ongi see, et ma justki nagu terve elu ehitan endale mingit seinu ümber ja lõpuks ei jagagi enda päris mina, sest iga kord, kui kõik ütlevad, et nad tahavad ausust, aga siis, kui sa oled aus, siis neile ei meeldi see. Ja sellepärast enamus inimesed otsustavadki lihtsalt enda ümber seinu ehitada ja nad jäävad sinna seinadesse kinni ja sellest seinast saab lein su enda sees, mis on sünge. Annan teile andeks, ma olen olnud hoolimatu, ma olen olnud kohatu, otsinud mu kohta, kus mu tunded oleks lubatud. Nüüd ma annan teile andeks, sest et me kõik teeme vigu. Nagu ma esimeses versis ütlesin, et mina teen vigu, siis teises versis ma ütlen, et teie teete ka vigu. Ja siis, kui te ei tunnista neid, siis ma vabandan juba ette ära. See on okei. Ma olen rahu teinud sellega. Ja me kõik otsime lihtsalt tegelikult kohta, kus olla mõistetud, kus meie kõigi tunded oleks lubatud. See on ärevuse number 1 tekitaja, kui sul ei ole kohta, kuhu panna enda emotsioone. Ma näen juba verd sõnadel, mis alla surunud. Ma kirjutan nii hästi, sest mu veenis voolab valu. Need sõnad, mida ma olen nagu kinni hoidnud pikka aega, see veri nendel sõnadel, see on minu enda veri. Mida rohkem ma nagu mingit tõde enda sees kinni hoian, seda rohkem ta mind pussitab seest poolt. Sellepärast ma ütlen, et ma näen nendel sõnadel verd. Ja ma kirjutan sellepärast nii hästi, sest ma hoian seda kinni, seda valu enda sees kinni. Mul ei ole kuskil mujale seda panna. Ja sellest tekib imeline kunst. Proovin rahu leida. Tundub, et ta kardab mind ja kipub ennast peitma. Ja see on nii tavaline, et ma ei oska tunda ennast nii, nagu peaksin. Ära palun, tean nii. Ma olen terve elu otsin mingit rahu enda sees. Ma ei tea, kas see on üldse olemas. Aga mingit rahu ma olen otsinud. Siuke tunne, et ta kardab mind ja lihtsalt ei anna ennast näole. Ja see on juba nii tavaliseks saanud minu elus, et ma lihtsalt ei oska tunda ennast nii, nagu peaksin. Ja inimesed tavaliselt nagu võtavad teisi inimesi siin maailmas niimoodi, nagu see oleks nii enesest mõistetav, et sa pead end oskama tundma või ma tahan sellega öelda lihtsalt seda, et tunded on ettearvamatud. Ära palun pane mulle ootusi, et ma tunneksin ennast õigesti siin maailmas. Kõik mu sõnad lõhnavad kui sigaretid. Nii raske olla tänapäeval aus. Kui ma petan, siis ma olen litsmees, aga kui ta petab mind, siis ma ilmselt polnud piisav. Siin on maskuliinne vaatevinkel peidus, mida nad ei näe. Topeltstandardid on kinni ainult ühes käes. Me ei taha tunda enam seda, kes me oleme, vaid tunda seda, mis meid pani tundma, kui me vaatasime filme. Sigaretid, sest et kui valetad, siis su suu suitseb, on ju. Ja põhjus on sellepärast, et tänapäeval on raske aus olla. Eriti selle teema koha pealt, et kui mina mehena petan, siis olen mina litsmees, aga kui tema naisena petab, siis see enam lükatakse sinna kohta, kus mina kui mees ei ole lihtsalt piisav. Ja see on ilmselge topeltstandard, millest me ei räägi, ja need on tegelikult ühele poole kaldu topeltstandardid. Ja tekibki nagu tunne, et me enam ei käitu sellest kohast, kes me päriselt inimestena oleme bioloogiliselt, vaid jäljendama nagu mingit Netflixi armastusfilmi. Me tahame lihtsalt tunda
mida see Netflixi film meid tundma pani. Ja nüüd me nagu oleme need samad reeglid päris armastusse, päris eluarmastusse toonud. Vastused, miks mehed ennast tapavad, on hääletu. Ma tunnen, et ma olen ainuke, kes küsitleb. Miks sa oled sügav, Rikko? Sa teed endal liiga? Tundub, et see tarkus soosib maksta sellist hinda. Keegi väga ei taha rääkida sellest, et meeste enesetapu statistika on viimase 20 aastaga kahekordistunud. See on drastiline tõus. See on ilmselgelt tähelepanu vajav number, aga meil on nagu, minu arust meil on ainult üks päev aastas, või üks kuu aastas, kus meil on mingi meeste vaimse tervise kuu. Aga ma ei ole nagu kordagi näinud, et keegi siin ühiskonnaruumis laialdaselt räägib sellest, miks see number tõesti suur on ja kust see tuleb ja miks see on tulnud ja kuidas siis sellega tegeleda. Et tänapäeval on muidugi väga lihtne formaat lihtsalt ravimeid välja kirjutada, aga ma olen selline inimene, kes arvab, et asjad ei juhtu niisama. Nad on tulnud mingitest kohtadest ja ma arvan, et vastas soopoole suhted on väga suur mõjuvõime sellele. Ma ei karda peeglit, vaid ma kardan, kui ta vaikib. No see on väga hea laim. See on nagu, ma ei karda vaadata ennast. Ma kardan seda, et kui ma vaatan ennast, siis ma ei ütle mitte midagi. Ma arvan, et kõik peaksid kartma nagu seda kõige rohkem, mida tänapäeval kõige rohkem tehakse. See, et sa surud enda põhimõtted oma arvamused alla. Keegi ei julge rääkida tõest nii, nagu asjad päriselt on. Ja see on see kõige suurem hirm, mida kõik peaksid kartma. Et sa lihtsalt ei tee mitte sittagi. Ma võin rääkida tõde, kui sa vaid ainult kuulaks. Ära lase küsitleda teistel oma suunda. Nad ei tea, mis su lugu on. Nad ei tea, kus sa tulnud oled. Ma arvan, et ma leian siin laulus nagu väga palju iseendaga rääkimast. Aga need sõnad võivad justkui tunduda, et ma räägin kellegi teisega. Aga ma tegelikult räägingi enda kui mehe ja kõikide teiste meestega. Julgustamast lihtsalt seda, et ükskõik, kus sa tulnud oled, ära lase teiste kriitikal arvamusel enda teekonda katki pooleli jätta. Sul on nagu kindel taust, kus sa tuled. Sul on kindel teekond siin elus ja mitte keegi tegelikult ei tea, kui palju meist mõned kannatavad ja me ei tohi alahinnata seda kannatust. Meil kõigil on väga suur potentsiaal sees ja see kannatus on alati millegi nimel, arvan mina. Ja seda tuleks õigesti suunata siis, väärtustada seda. Ma ei küsi luba olla mina. Ma ei varja hinge isegi, kui ta mul valutab. Need armid minu südamel on muutunud juveelideks. Pimedas on näha, kuidas tuksumas on leek. 3. vörss on justkui kõige seljatamine. Ma tulen sinna, kus ma ütlen, et see kõik, mis minu sees toimub, see on okei. Ja ma olen uhke selle üle. Sellepärast, et ma saan endast aru. Me kõik valutame ja see valu särab kaunilt. Vaikuses ma mõistan end, vaikuses ma näen. Kui keskööl üksikuna kõõlun kuul, see pole karistus, vaid see on minu mõõdupuu. Üksildus ei ole karistus. Ma tean, et kõik kardavad isolatsiooni ja üksildust, aga minu formaat selles laulus on see, et kui mina nagu valisin olla keegi siin maailmas ja see oli põhjus, miks ma sattusin üksinda olema ja minu sõbrad lahkusid minu elust, siis see ei ole karistus mulle, vaid see on lihtsalt minu mõõdupuu, kus ma näen, et need, kes ma ükskord võisin öelda, et ma kaotasin neid, siis see tegelikult ei tähenda seda, et ma kaotasin kedagi, vaid tegelikult nemad kaotasid mind, sest et mina olin aus, mina jäin iseendaks. Ja nüüd see, et ma üksinda olen, siis see ei ole karistus, see on lihtsalt mingi hetk, kus ma saan uuesti mõelda, milliseid sõpra ümber vajan endale. Olla aus tähendab, et sa oled võõras või veel parem, sa oled lihtsalt tõbras, kui sul on tegelikult kõige rohkem õlal. Nad näevad sind kui kohta, kuhu panna kogu süü. Ju siis ma olen välja valitud. Jah, tänapäeval vähe näen ausaid inimesi, eriti siis selle armastuse ja suhete teema koha peal, mida mina tõstatan oma albumis väga palju. Ja
Ja kui sa oled aus, siis sa enamjaolt oled lihtsalt tõbras. Sa oled lihtsalt haige inimene, et sa nagu julgesid midagi öelda. Aga tegelikkuses on see, et see triggerib teiste mugavustsooni. Inimestele meeldib mugav olla. Ja kui sa triggerid nende mugavustsooni, siis sa oled järsku nagu automaatne sihtmärk neile. Oh my god, taun, halb inimene, paha inimene. Ja sellepärast ma ütlen, et ju siis ma olen välja valitud. Ma otsustasin olla aus ja nüüd ma olen sihtmärk. Keegi valis nagu. Ma räägin endaga siin mikrofoni taga. Mu naabril on vist trauma, sest ma ei ole kunagi nii aus olnud. See oli reaalne hetk, kus ma olin kell 3 öösel purjus ja ma rekkisin seda laulu ja ma mõtlesin, et nii õhukesed seinad on ja ma tean, et mu naaber kuuleb mind laulmas nagu. Ja ma lihtsalt mõtlesin, et sellel venel on haige trauma lihtsalt. Mis kuradi traumatamp mul siin korteris toimub ja ma teadsin, et sellel venel on ka nüüd trauma, sest ma ei ole isegi endaga nii aus kunagi olnud. Ja nüüd see vend mingi Viidja kõrval korteris kuuleb mingi täitsa päris. Ja siis ma mõtlesin, et see oleks lahe paar ja siis ma võin see sisse sõna. Kõik räägivad armastusest, kui kardavad need hinde. Ma võin olla peegel sulle, ma võin teha laulu. Jah, kõik räägivad armastusest. Armastus on nagu nii pop teema tänapäeval, aga keegi nagu ei räägi sellest, kui palju nõuab reaalne armastustööd või teise inimese mõistmist. Kõik on nagu, kõik võtavad seda kui mingit lihtsat kontsepti. Jällegi vaadates statistikat, enamus kooselud purunevad, mis on mingi 40–90% abieludest murdub. Mida te kõik räägite sellest armastusest, kui see nagu lahkuminemisprotsent on nii suur. Ja keegi ei räägi sellest hinnast nagu. Me kõik lihtsalt hüppame sinna, et davai teeme. Ja siis on lihtsalt härra statistikana jälle lahus. Kui sa tahad tuld, ära karda, kui ta põletab. Ära taha tõde, kui sa pole vaatanud peeglit. Kasvanud ma müra keskel, naudin oma vaikust, õppinud armastama, kui sul ei ole taipu. Ma võin olla see peegel, kes räägib teile tõde, sest ma miski pärast olen sattunud siia kohta, kus ma saan tunduvalt rohkem aru kui teised inimesed. Ja ma tunnen, et see on minu calling sellest rääkida selle albumiga. Ja ma võin teha laulu. Võin rääkida teile sellest. Kui sa tahad tuld, ära karda, kui ta põletab. See on nagu iga asjaga nii, et kui sa tahad midagi suurt, sa pead nagu aru saama, et sellega tulevad suured tagajärjed ka. Nii head kui halvad. Ja minu meelest armastus on üks suurimaid asju siin elus. Et ära alahind ja armastuse vastulööki inimesena. Ma ei vaja päästjat, näitan oma suunda. Kõik, mis mind on murdnud, õpetas mind tundma. Rahu pole vaikus, rahu on see hetk, kui ma ei pea põgenema, seisan enda keskel. Ma leidsin, et rahu peitub seal, kus ma saan olla mina ja mind ei huvita, mida kõik teised arvavad. See on tegelik rahu. Kõige võitja on ikkagi teha seda, mis sa ise tunned, et on õige ja minna lõpuni sellega, mis on sinu idee. See on ainus viis olla uhke endale, rahul ise endaga. Kui mu nimi kaob, mäleta mu häält. Kui mu tõde valutab, siis järelikult näen sind. Kui see tõde, mida ma räägin praegu, valutab või häirib sind, kõdistab sind kuskilt kohast, siis ma järelikult olen piisavalt nutikas, et näha sind. Ma ei tee niisama seda. Näen sind sellisena, nagu sa oled, lihtsalt tahan mõista. Jah, ma olen mega empaatiline inimene, ma lihtsalt soovin kõiki inimesi mõista ja isegi kui kõik soovivad olla kuskil pimeduses kinni oma kinnise ajuga, siis ma ikkagi soovin mõista ja ma tahan teada, miks. See on üks põhjus, miks ma tegin üks albumi, et võib-olla puurida natuke seda tavainimese aju ja vaadata, kas töötab see kuidagi. Nad ei näinud öid, kui sa ei maganud, ehitasid endale vangla, püüdsid kinni, mida teised pidid hoidma ja nüüd on kogu asi sinu kanda. Me kõik ehitame oma raskused endile ise. Kõik, kus sa oled kurb, pettunud, sa oled ise selle loonud endale. Kui sa oled kurb, et su naine jättis sind maha, siis tegelikult sa tegid ise endale sellega, et sul olid tohutud ootused teise inimese vastu. Aga kes need ootused püstitas? Sina ise. Sa ise tegid endale vangla. Nii et sa ei saa nagu
mida suuremad ootused, seda suurem pettumus siin elus. Ma võiks minna minuteid, ma võiks minna tunde, ma võiks räppida nii kaua, kuniks vaju tunne. Ma olen ennast peitnud, siin on minu tunded. Mul on võtnud aega, sest see sõnum läheb sulle. 3 aastat tegin albumit ja ma tegin seda enne kõike iseendale. Ja sellepärast mul läks nii kaua aega, sest ma mõtlesin päris kaua, mida ma öelda tahan. Palun pane hinnang mulle, ma olen täna kuller. Loodan, et sa naudid seda, mida oled tellinud. Mul ei ole sõpru, mul on ainult vendi. Koht, kus ma lihtsalt otsustasin täiesti aus olla sellega, kes ma olen ja sellega, mis ma arvan. Lootes, et nagu teile ka meeldib. Sellepärast ma ütlesin, et ma olen täna kuller ja lootes see meeldib sulle, mida sa oled tellinud. Sellepärast, et järgmine lain on see, et ma olen praegu purjus, ma olen joonud veini, ma võin olla lammas, ma võin olla eesel. Loodan, et sa naudid mind, sest ma olen sinu peegel. Ma näitasin selle albumiga tegelikult ühiskonda suuremas mastaabis. Ja kui sulle ei meeldi see looming, siis sulle ei meeldi sina ise. Ma võin olla peegel, ma võin näidata, milline ühiskond praegu on. Ma võin mängida lammast selle jaoks, et näidata teile, kes te olete. Ma olen nagu sina, aga ma olen lihtsalt julge. Pane see laulu uuesti mängima, kui sa kahtled. Kui sa oled publik, anna mulle aplaus. See ei olnud lihtne, see on minu valu, shoutout valgus. Mul ei ole viha. Mul ei ole viha enam, ma olen lihtsalt aus. Kui me homme näeme, loodan ütled mulle. Tšau. Mul ei ole mitte midagi öelda, see on lihtsalt ilus lõpp. I'm out. Mina olen Ricochet, kuula muud albumit Must lammas igal pool.